Tere siit Euroopa Parlamendist Brüsselist on kolmapäeva õhtupoolik 5:30 kohaliku aja järgi, Eestis on kell juba 6:30, 26. märts, mis on toimunud Euroopa Parlamendis. Ausalt öeldes see nädal suurt mitte kui midagi. On toimunud mõned koosolekud ja ettevalmistused järgmise nädala täiskogu istungiteks, kuna järgmisel nädalal on taas Strasbourgis siis täiskogu istungid koos hääletuste ja debattidega, kuhu me iga kuu liigume, mis on ääretult roheline ja keskkonnasõbralik, kui tuhanded Europarlamendi ametnikud ja bürokraadid liiguvad 4 päevaks Strasbourgi ja siis tulevad tagasi Brüsselisse. Aga seda me teame täna kindlalt juba, et järgmisel nädalal täiskogu istungitele tuleb Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallas. Ajab muiga muidugi, kui seda kuulda nime. Aga siis teisipäeval tuleb ta siis ülevaadet andma Euroopa Liidu välispoliitikast, toimub debatt, tõenäoliselt katsun ka saada siis sõnaaega, et talle öelda oma arvamus, mida ma tõesti arvan tema praegusest tegevusest, mida on osaliselt kommenteerinud ka juba Euroopa suuremad väljaanded. Lihtsalt kui põikame ajalukku, siis varasemalt on ju Eesti meediale väga korda läinud see, et kuidas meid kajastatakse välismeedias, kuidas välismaalased meid vaatavad ja kas me ikka oleme edukas nutidigiriik, kus esimese riigina siis endistest Nõukogude Liidu okupeeritud riikidest me seadustasime samasooliste abielu. Me oleme niivõrd läänelike väärtustega, liberalismiga. Kui oli see õudne EKREIKE valitsus, siis halati pidevalt, et mida meist küll arvatakse Euroopa Liidus, Saksamaal, Prantsusmaal ja mida nad kirjutavad seal, siis praegu on fakti hoopis see, et seesama liberalismi ja läänelike väärtuste lipuloev Kaja Kallas on ise sattunud hoopis mõnituse objektiks. Üks nädal oli see Frankfurtile Allgemeines, nüüd täna artikkel Poliitikos, kus siis nii-öelda mingisugused anonüümsust paluvad ametnikud ütlevad oma arvamuse välja, et Kaja Kallas käitub nagu peaminister, aga sa ei ole peaminister, vaid sa oledki sisuliselt diplomaat, kes peaks siis leidma kompromissi 27 Euroopa Liidu liikmesriigi vahel seisukohtades. Aga ilmselgelt inimene, kes on sündinud ja kasvanud printsessina ja kõike saanud tänu issile, siis ongi võib-olla raske aru saada, et teatud ametikohad jäävad sulle võib-olla liiga kõrgeks, kättesaamatuks mentaalselt ja oledki võib-olla valesse kohta kukkunud. Seetõttu kui ma peaksin ennustama, siis ma ütleksin, et 5 aastat oma ametiaega see inimene tõenäoliselt küll vastu ei pea. Ja ma arvan, et see on hea ka tervele Euroopale, kui sellele kohale saaks inimese, kellel on ka olemas visioon ja arusaamine Euroopa riikide ühistest huvidest, nii välis- kui kaitsepoliitikas, julgeolekus. Ja Kaja peab leidma endale uued väljakutsed siis elus, mis seal ikka. Lisaks sellele see nädal, siis lisaks järgmise nädala ettevalmistamisele toimub siis esimese stuudiodebatt täna õhtul ehk kolmapäeva õhtul kell 21:40 ETV ekraanil ja see toimub Brüsselist, siit samast parlamendist, nagu iga kvartal umbes tuleb siis ETV saatetiim tuleb siia ja teevad debati siis Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmete vahel. Ja muidugi tuleb jällegi heietamist sellest, et mis saab Euroopa kaitsevõimest, kaitseinvesteeringutest, Ukraina, Venemaa sõja rahuläbirääkimistest, Ameerika Ühendriikidest ja nii edasi. Aga kel siis tahtmist ja viitsimist, kuulake debatti. Ja võib-olla asjad, mis ei puutu otseselt Euroopa Parlamenti, aga loomulikult väga palju on toimumas ka Eestis. Nimelt ju täna muidugi ma jälgisin ka huviga, toimus Riigikogu istung, kus siis võeti vastu põhiseaduse muutmine, mille kohaselt siis selle aasta sügisest kohalikel valimistel Venemaa ja Valgevene kodanikud hääletada ei saa ja mittekodanikud ehk nii-öelda halli passiga inimesed saavad see sügisele hääletada ja kaotavad selle õiguse siis 2029. aasta kohalikel valimistel. Ja nagu ma olen alati varem ka öelnud, siis iga riik saab ise loomulikult otsustada, mis on selle riigi valimisseadus, kes saavad osaleda valimistel, kes saavad kandideerida. See on täiesti normaalne, kuid see, millega ma muidugi nõus ei ole ja ma ei ole ka täna nõus sellega, on see, et kui sellisest väga olulisest teemast, milleks on põhiseaduse muutmine, tehakse kohalike valimiste kampaania. Ehk kui siiamaani üritati rääkida julgeoleku argumenti, et julgeolekuoht, siis olgem ausad, kas meile meeldib või ei meeldi, nii kapo, välisluure kui ka president Karis kõik on kinnitanud nagu ühest suust, et täna see ei ole julgeoleku küsimus. Ehk et see on lihtsalt poliitiline spinn ja poliitiline demagoogia, et rääkida loomulikult sõnadega, mis avalikkusele lähevad väga emotsionaalselt korda. Julgeolek läheb kõigile korda. Ja kui me seome nüüd julgeoleku valimisõigusega, et siis äkki see on poliitiliselt paremini nagu usutav ja mahamüüdav,
aga tegelikult küsimus ei olnud julgeolekus, et küsimus ongi kohalike valimiste kampaaniast. Selleks, et me räägiksime mõned kuud enne kohalikke valimisi, siis põhiseaduse muutmisest ja valimisõigusest, mitte me räägiks sellest, kuidas Reformierakond on Eesti riigid tuksi keeranud oma Eesti 200 käsilastega ja sotsidega. Eesti majandus on olnud 5. kohal majanduslanguse koha pealt maailmas. Meist eespool on olnud Haiti ja mingid Lõuna-Sudaanid. Me räägime maksupoliitikast, olematudest kaitseinvesteeringutest, mis on tehtud liiga vähe, liiga hilja, aga siis kõik need muud sisulised teemad on lükatud kõrvale selleks, et muidugi Reformierakond saaks oma kampaaniamasina jälle käima panna, ära lollitada enamus Eesti inimesi avalikkuses, kes siis lähevad nagu lambad valima, ütlevad, mis siin teha, aga kedagi teist valida pole ju. Reformierakond küll, ma ei tea, vägistab meid majanduslikult ja surub nööri kaela, aga teised on ju äkki hullemad. Nagu Kaja Kallaski tegi 2023. aasta valimiste kampaanias. Aga nüüd see põhiseaduse muutmine tehtud, elame edasi. Väga loodan, et väga palju siis mittekodanikke hakkavad tegema oma paberid korda, et taotleda Eesti Vabariigi kodakondsust, mis oleks ilmselgelt õige, ja valmistame kohaliks valimisteks. Lisaks veel infoks, et homme ehk neljapäeval toimub meeleavaldus, suur meeleavaldus Riigikogu ees kell 11.30 praeguse valitsuse ehk Reformierakonna vastu ja nõudega korraldada erakorralised valimised, sest see ei ole mitte kuidagi demokraatia põhimõtetega kooskõlas, et Eestit täna valitsevad need erakonnad, näiteks Eesti 200, kelle reiting on alla 2%, kes sai mitmed Riigikogu kohad tänu sellele, et neil oli Johanna-Maria Lehtme, kelle skandaali hoiti vahetult enne valimisi teadlikult sahtlis, et see kahjustaks valimistulemust Eesti 200-l, mis oligi planeeritud olema Reformierakonna ripats. Ja täna need tüübid istuvad võimul, panevad naljamehed ja olgem ausad, naljamehed panevad põllumajandusministriks, kes räägib sellest, et tal on Kohilas maakodu ja naine on Saaremaalt ja seega ta on väga kõva ekspert rääkima kaasa Eesti maaelust ja põllumajanduspoliitikast. Teine tüüp pannakse siseministriks, kes õppis 2005. aastal Moskvas, ajal, kui me olime juba Euroopa Liidus, kui maailm oli valla, kus inimesed said minna õppima maailma parimatesse ülikoolidesse, olgu Ameerika Ühendriikides, Suurbritannias, vanas Euroopas, aga inimene läheb hoopis õppima Moskvasse ja räägib täna sellest, et toona ikkagi Putin oli teistsugune. Selles mõttes ilmselgelt inimese vaimne kapatsiteet on selgelt problemaatiline, kui ta räägib sellist juttu Eesti avalikkusele ja tema hakkab sisuliselt juhtima Eesti siseturvalisust, Eesti julgeolekut, Eesti politseitegevust, et vabandust, aga mis tundega peaksid vaatama tavapolitseinikud, tavapäästjad ministeeriumi poole, kus istub, olgem ausalt, selline inimene erakonnast, kellel on ala 2% toetust ja kes ise räägib sellest, et Moskva oli päris tore ja vahva. Seega meil on vaja erakorralisi valimisi, sest meil on veel 2 aastat muidu minna järgmiste Riigikogu valimisteni ja see 2 aastat saab olema täpselt sama õudne või isegi õudsem, kui on olnud sellised aastad Reformierakonna juhtimiselt nii Kaja Kallase kui Kristen Michali poolt. Seega, kui sulle läheb vähegi korda Eesti olevik ja Eesti tulevik, siis ärme otsi vabandusi, et kes on tööl, kellel on pikk maa sõita. Eesti on väike riik. Kõik inimesed saavad liikuda 2 või 3 tunniga ükskõik millisest Eesti nurgast Tallinnasse, Toompeale, Riigikogu ette kell 11.30 homme, selleks, et öelda neile välja, mida Eesti inimesed tegelikult arvavad sellest võimuklikist, kes istub Stenbocki majas. Seniks aga ma soovin teile kõigile jõudu jaksu, ilusat kevade saabumist, kevad on vahepeal saabunud juba mõned päevad tagasi. Loodame, et lähevad ilmad ka soojemaks, ilusamaks. Meie aga katsume Eestis vastu pidada, valmistume valimisteks ja kohtume umbes täpselt nädala pärast juba Strasbourgist.